Tere kõigile. Minu nimi on Elis ja ma olen 33-aastane. Ma elan Tallinnas, aga olen üles kasvanud Sauel. Ma olen õnnelikus abielus. Viimast ametit olen pidanud finantssektoris laenuhaldurina. Ma olen elanud oma elus 2 aastat Austraalias. Ma olen tädi 2 imelisele pisikesele poisile, aga eelkõige olen ma Jumala laps. Ja see on minu tunnistus sellest, kuidas Jeesus Kristus, Jumala poeg, mind kuradi küüsis päästis. Ma olen üles kasvanud kristlikus peres. Käisime pühapäeviti Oleviste kirikus. Lapsena ma uskusin alati, et Jumal on olemas. Mul ei olnud selles kahtlustki. Küll aga ei olnud mul temaga isiklikku suhet. Ma uskusin, aga mu teguviisid ei peegeldanud seda. Ma olin väga elurõõmus laps, kuid ma kogesin tugevat koolikiusu oma ülekaalu tõttu. Tundsin ennast väärtusetuna. Ma üritasin kiirelt kaalu langetada, hakates äärmuslikult vähe sööma ja üle treenima. Ja see viis mind mu elu esimese suure kriisini, psühhoosini. Ma olin 17 ja ma kuulsin ja nägin asju, mis ei olnud olemas. Ma haissin isegi asju, mis ei olnud olemas. Ma kaotasin täielikult ajataju, mälu ja halvimal päeval ma ei leidnud isegi lihtsat koduteed üles. Ma veetsin terve suve psühhiaatriakliinikutes ja ma tundsin, et ma ei saa kunagi terveks. Aga minu eest palvetati palju. Ja tänu Jeesus Kristusele ma taastusin sellest täielikult ja see mu elu ainsaks korraks. Pärast keskkooli tekkis mul tugev tõmme pidude ja vabaduse vastu. Kõige selle vastu, mis kodus oli keelatud. Peod, alkohol, poisid, ööklubid, need sai minu uueks normaalsuseks. Jumal vajus kaugesse unustusse. 22-aastaselt kolisin ma 8 aastaks Austraaliasse. Seal ma töötasin, et reisida ja pidutseda. Seal proovisin ma esimest korda narkootikume. Tundus süütu, sest meeleolu oli ülev, kõik ümberringi tegid ja alguses ju midagi halba ei juhtunud. Tegelikkuses see oli samm, mis viis mind veel sügavamale pimedusse. Kui ma tulin tagasi Eestisse, jätkus pidutsemine veel aastaid. Minu 25. juubelipidu tõi minu ellu teise suure kriisi. Sain narkoüledoosi. Olin üle 15 minuti teaduseta. Mind leidis keegi võõras lehehunnikust ja teadusele tulin kiirabiautos. Minu tutvusringkonnas on inimene, kellel lõppes sama asi surmaga. Seega see on Jumala suur halastus, et ma võin siin täna elusana seista. Aga isegi see ei muutnud mu elustiili. Ma jätkasin samamoodi, teadmata, kui lähedal ma olin hävingule. 3 aastat hiljem ma kohtusin oma abikaasaga.
kes on maailma kõige armastavam ja hoolivam inimene. Ta on mu parim sõber. Temaga muutus mu elu rahulikumaks. Küll aga kui ma välja läksin, siis tegin seda ikka vanal viisil. 2023 aasta suvi tõi mu ellu 3. suure kriisi, aga ka täieliku pöördepunkti. Pärast sõbranna sünnipäeva peo suurejoonelist tähistamist ja alkoholi liigtarvitamist ma minestasin ja hakkasin krambitama. Nädal hiljem kogesin ma oma elu esimest paanikahoogu. Ruttu peale seda sain paanikahäire diagnoosi. Kogesin neid hooge 3-4 korda nädalas. Muutusin täiesti töövõimetuks ja kartsin paaniliselt kõike ja kõiki. Mind saatis pidev surmahirm, ebareaalsustunne ja täielik lootusetus. Ma ei saanud normaalselt süüa ega magada. Ja see oli täielik maapealne põrgu, milles piinlesin aasta aega. Ja siis ühel ööl, kui mul oli jälle üks üliintensiivne paanikahoog, kell oli 4 hommikul. Ma ei olnud sinnamaani magada saanud ja jõud elada oli täiesti lõpukorral. Mul tuli pähe hüüda: Jeesus, aita mind! Jeesus, aita mind! Ja sel samal sekundil ta ilmus mu tuppa kohale. Ma ei näinud teda oma füüsiliste silmadega, aga oma vaimus ma kogesin tugevalt ta kohalolu. Tuba täitus armastuse, lootuse ja rahuga. Ja kogu rõhumine ja pimedus põgenesid. See oli täiesti üleloomulik kogemus. Ja ma teadsin koheselt, et tegemist on piibli jumalaga. Sellel hetkel toimus minu elus 180-kraadine pööre. Järgnevatel päevadel ma jooksin ummisjalu piiblit ostma ja hakkasin palves elavat Jumalat otsima. Tervenemine oli protsess, aga täna ma saan öelda, et ma olen täiesti terve. Tänu Jeesusele. Ta võttis ära ärevuse, hirmud, paanikahood. Ma tundsin, et mitmesajakilone koorem ja rõhumine on mu rinnult ja õlgadelt tõstetud. Jeesus vabastas mind tühjusest ja ta andis mulle uue identiteedi ja sihi. Ta tegi minu jaoks peod, alkoholi ja nikotiini täiesti vastikuks. Ja vastutasuks ma andsin oma elu täielikult talle ja sain täidetud püha vaimuga. Täna on mul rõõm, rahu, lootus, vabadus ja armastus. Olek, mida ma tundsin viimati lapsepõlves. Samuti ma tean, et kui ma peaksin surema, siis ma veedan igavikku oma armastava päästjaga.
ma ütlen teile üht. Maailmas ei ole mitte ühtegi asja ega isikut, kes suudaks pakkuda sellist rahu ja kindlustunnet, mida suudab anda Jeesus Kristus. Ta armastab teid väga. Kes veel ei tunne Jeesust, siis ma julgustan teid teda täna otsima. Ta tahab teid samamoodi vabastada ja tervendada. Ja ta igatseb sinuga seda isiklikku suhet. Minu praktiline nõuanne on see. Ütle lihtsalt, Jeesus, kui sa oled olemas, näita mulle ennast. Ja vaata, mis asjad hakkavad juhtuma. Ma olen elav näide. Pöördu oma patusest eluviisist, sest see hukutab su. Loe piiblit, püha kirja, mis ei ole lihtsalt tekst, vaid see on elav ja hingav Jumala sõna. Ja palveta, sest Jeesus Kristus alati kuuleb, alati vastab, hoolimatu sinu asukohast maakeral, ajatsoonist, kellaajast. Kogu au selle tunnistuse eest läheb issandale Jeesusele Kristusele, ainsale elavale Jumalale. Ja te võite talle teha ühe suure aplausi. Olge õnnistatud.